Tere uuesti 8. ja 9. grupp. Kuna läks nagu läks, ehk mul sai salvestusruum ootamatult täis ja ma liiga hilja avastasin, siis korjasin teie kaardid uuesti kokku ja üht-teist 8. grupi juures ma jõudsin ära rääkida, aga 9. grupini ei jõudnudki. Aga kordame siis üle, kui sa seda esimest osa ei ole vaadanud, siis oli niimoodi, et sa valisid elude numbri järgi grupi ja said ühe jah-ei küsimuse esitada. Ja need, kellel elude number oli 8, teil oli siis jah-ei küsimuse vastus võib olla, mis tähendas siis seda, et võib-olla tuleb sul enda strateegiat või kavaldamist kasutada või kavalust, et oma unistus või soov teoks teha. Igal juhul see on hoiatus, et mõtle mitu sammu ette, et paljastada valed, et kas see, mida sa soovid, on see kõige parem variant, selle üle võiksid järele mõelda. Nii et võib-olla on see vastus. Ja teil siis juhatati ka tähelepanu ideaalsele jumalikule ajastatusele, et kõik õigel ajal, ei tasu protsessi kiirendada. Õnn ja elurõõm saabub koos uute algustega. Ja oli siis sõnum, et Haljast ristiema kuulutab rõõmsaid uudiseid lapse või südamelähedase idee sünni kohta. Kaitse ja toida oma ideid nii, nagu teeksid lapse puhul. Ja jõudsin ära rääkida ka selle, et sinu pühendumus pannakse proovile. Kuu esimene veerand on siis sel suvel sinu jaoks oluline. Ja tõin välja ka siis selle sugupuukaardi, mis ütleb, et liiga palju lõimumisi suguvõsas, asjad lahenevad konstellatsiooni abiga, ehk tegelikult see 36, 3 + 9 viitab ka sellele, et sa võiksid nii-öelda oma varjutööd teha ja mingid vastused küsimustele sa saad siis nii-öelda juuri uurides või analüüsides oma vanematega suhet. Nii, ja mida ma ei jõudnud rääkida? Ma ei jõudnud rääkida seda, et midagi väga head on sel suvel veel tulemas, midagi sellist, mis tekitab sul paradiisitunde. Võib-olla ongi selleks see suhe, mis on tõmme, magnetism, tõmme teineteise poole, selline kohene äratundmine, võib-olla armastus esimesest silmapilgust, kes teab. Ja sõnum minu kaartidelt on siis sulle, luba endal ka mitte teada, kaksikhinge tee ei anna kogu tõde korraga, mõnikord on parim, mida saad teha, lihtsalt olla. Kui sa kaksikhingega ennast ei seosta, siis asenda see sõna vaimne teekond, see võrdub selle samaga ja see mõttetera siis saatku sind. Ja sinu õnnenumber on ka 37, hea õnn. See sõnum jõuab sinuni kõige tõenäolisemalt suure ebakindluse ajal. Sa tuled võitjana välja kõigest, mis sinu teele võib sattuda. See on ka märk sellest, et sul on palju elukogemust ja tarkust, mida jagada, kuid selle sõnumi edasiandmiseks on vaja sinu entusiasmi ja pingutust. Ehk siis selleks, et soovid täituda, tuleb ka ise panustada. Nii. Ja grupp number 9, teie jah-ei küsimuse vastus oli siis jah. Tuli siis müntide kuninganna tagurpidi, mis näitab, et võib-olla see jah ei täitu nii kiiresti, nagu sa soovid. Minu väärtus ja hingesuurus ja arukus, minu väärtus on hingesuurus ja arukus, ehk siis hoiatus pealiskaudsuse, kadeduse ja liiga suurte ambitsioonide eest, aga ükskõik mida sa küsisid, ikkagi ka tagurpidi asendis see kaart kannab jah energiat. Nii. Märksõna sulle on tegutse ja sa saavutad oma unistused. Oleme kõik omavahel seotud, ehk seotuse kaart, viide hingeperekonnale. Ja kuna siin ka sõpruse kaart tuleb välja, siis võib-olla
hingeperekonnas ka sõpru leiad. Nüüd on aeg üles otsida need, kes sind toetavad ja julgustavad su teekonnal unistuste täitumiseni. Ehk siis ära unusta seda, et kõik vajavad sõpru. Sinu unistused vajavad praktilist plaani, täiskuu sõnnis on siis sõnum kuukaartidelt ja tuleb südamesoovi kaart. Ära tee midagi vaid põhimõtte pärast, mõtle, kas see on see, mida sa päriselt tahad. Võid ootamatult kohtuda kellegagi sellel suvel. Ta võib olla sinu vastand, vastandid tõmbuvad ja see võib olla pikem ja huvitavam teekond, kui sa arvad. Tõeliselt suur õnn võib peituda lihtsas rahuhetkes, kui ei juhtu mitte midagi, saad lihtsalt olla iseendaga vaikuses. Ja sinu õnnenumbriks on 4-8, mis on isikliku jõukaart, materiaalne ja vaimne küllus, rikkus, ressursid, aga ka eepiline romantika kuulub siia alla. Kõik hea ja meeldiv sinu elus hakkab mitmekordistuma. Inglid saadavad selle numbri, et kinnitada sulle ees ootavat heaolu ja küllust. Sinu ümbrus hakkab sind kohtlema austuse ja imetlusega. Kasuta seda suurema hea nimel. Ja sõnum, mis ma sinna lõppu rääkisin, aga mis siis ka ei salvestunud, oli siis see, et tuletasin meelde, et laupäev on täna, homme on pühapäev ja homme siis kell 19:00 olen otse eetris ja vastan taradega nendele küsimustele, mida te siis vestluses mulle otse-eetri ajal esitate. Kõike head ja kohtumisteni järgmistel kordadel.